Kristel, Nii. nägin enne sind kartuunipoistega siin aega veetmas. Kas tänane lugu, mis sa siia osaliseks pani, ma kuulsin isegi, et vist on mitu lugu, et kas üks on siis kartuuniga või on kuidas Avoid Dave'iga, kellega? Avoid Dave'iga on. Ei ole kartuuniga ühtegi lugu? Ma ei tea. Nad ei öelnud mulle. Kuulsime, et sa tulid otse töölt lõunapausilt siia oma ümbriku ära tooma, et kas sul muusika veel tööd segama ei ole hakanud? No siiani ei ole ja nii kaua, kuni mina saan vähegi oma jalga maha panna, siis ei hakka segama kah, ma loodan. Kui vaadates seda hunnikut, et ajab natukene närvi ka, et päris võimas konkurents vist sel aastal. Nagu viimastel aastatel, nii palju kui ma olen silma peal hoidnud sellel asjal, siis see läheb iga aastaga aina hullemaks, et nagu selles suhtes, et nagu aina rohkem ja rohkem inimesi tuleb, mis on tegelikult, ma ütlen, see ei ole hirmutav, vaid see teeb pigem uhkeks, mul on hea meel, et ma nüüd ei teagi, kas see on nagu nüüd kõik need, mis nad on tulnud, kas nad koguvad siia või on kuskil kapis veel, aga mega lahe, et inimesed kirjutavad ja teevad muusikat, mis saaks ägedam ja parem olla nagu. Kas sa ise võtad Eesti Laulu nagu eraldiseisva võistlusena või on tõesti plaan minna siis Eurovisioonile ka? Ma arvan, et Eesti Laul on pigem väga hea viis ennast Eesti muusikamaailma lennutada. Ja kui selle resultaadina peaks keegi nendest, no ilmselt keegi sealt ümbrikutest, eks ole, läheb Rootsi, siis seda ägedam, aga ma isiklikult mulle lihtsalt meeldib neid lugusid kirjutada. See on hullult tore ja see on selline vahva asi, eriti kui on nagu midagi sükest kindlalt pushimast. Et muidu on nagu see, et kirjutame lugu ja sa kirjutad paar nädalat ja tuleb valmis ja see on ka äge, aga kuidagi selline, et kõik võtavad kokku ja selline pinge all kõik ju töötavad veits paremini või lugu, sa saad aru, kellega sa tööd teed ja väga tore on teha selliseid asju. Selge. Me soovime sulle õnne selle aastases võistluses ja laseme sind siis tööle tagasi. Aitäh! Tšau!